Täna näitan teile, kuidas luua mängude ja võistluste kaarti Navicapi süsteemis. Esmalt tuleb avada Navicapi koduleht ja alustada uue kaardi loomisega. Lisame oma kaardi nime, oma meiliaadressi, valime keele. Kaardi tüübiks on mängud ja võistlused. Teemasid kaardil võib olla maksimaalselt 3. Nüüd lisame mängu alguse ja lõpu aja. Seejärel tuleb üles laadida kaanefoto ja kaardikirjeldus. 2 viimast saab lisada hiljem. Alustame kaardi loomisega. Ja nüüd näeme, et meie meiliaadressile on saadetud kiri, mille kaudu me saame logida Navicapi admini keskkonda. Uue kasutajana lisame oma paroolid, salvestame need ja saamegi hakata kaarti looma. Punkte kaardile saab lisada nii aadressi riba kaudu kui ka käsitsi. Esimese punkti paneme siia. Nüüd muudame ära punkti nime ja valime küsimuse tüübi. Piltülesande juures võistleja peab kasutama Navicapi rakendust reeglite kohase pildi tegemiseks. Foto saadetakse automaatselt võistluse serverisse, kus kohtunikud saavad neid hinnata. Automaatse punkti puhul loetakse punkt läbituks, kui võistleja on läbinud punkti raadiust. Automaattüüpi võistlustel on punktide läbimise aeg tunduvalt täpsem, sest arvutatakse täpne aeg, kui osaleja oli punktile kõige lähemal. Kuid mängutüüpi võistlustel registreeritakse aeg raadiusesse jõudmisel. Automaatvastusega küsimuse puhul võistleja peab vastama küsimusele. Kui vastus on õige, loetakse punkt automaatselt läbituks. Ülevaadatava küsimuse korral saab võistleja vastata pikema kirjeldava tekstina. See vastus saadetakse automaatselt serverisse, kus kohtunikud või õpetajad saavad neid hinnata. Esimeseks valime meie automaatse vastusega küsimuse. Lisame meie ettevalmistatud küsimuse, sellele vastuse, lisame vastuse ja selle lühitekstiga küsimuse puhul saab panna ka vastuse kommentaari, mis ilmub nii õige kui vale vastuse puhul, kuid see ei ole kohustuslik. Nüüd valime summa, punktisumma. Valime ka punkti markeri ja salvestame punkti. Lisame järgmise. Punkte kaardil peab olema minimaalselt 5, et hiljem saaks kaarti avalikustada. Muudame siingi ära kaardi nime. Valime küsimuse tüübi, lisame küsimuse, kirjutame vastuse, lisame ka selle. Nüüd võime ka kirjutada siia kommentaari. Jätame punktisumma muutmata. Muudame markeri värvi ja salvestame. 3. paneme näiteks selle tänavanurga peale. Muudame ära
nime. Nüüd valime siit ülevaadatava küsimuse. Ja kuna näeme, et meil on tegemist hetkel küsimusega pildi kohta, siis me lisame küsimuse ja siit punkti nime alt saame lisada ka foto. Taaskord punktid, valime markeri värvi ja salvestame. 4. punkti paneme siia. Valime taaskord küsimuse tüübi. Kopeerime oma ettevalmistatud küsimuse. Lisame vastuse. Seekord ma ei soovi siia panna küsimuse kommentaari. Sellisel juhul võib see kast jääda tühjaks. Valime siit värvi markerile ja salvestame. 5. küsimuse puhul samuti muudame ära nime. Ja nüüd teeme, et 5. küsimus on nii-öelda pildi ülesanne. Selleks tuleb siit valida küsimuse tüübiks pilt, kirjeldusse. Kirjutame ülesande. Siit samuti sama. Valime markeri ja salvestame. Nüüd näeme, et meil on minimaalselt nõutud 5 küsimust. Ja nüüd ma sooviksin hakata oma kaarti avalikustama. Nüüd näeme, et meie kaardil ei ole kirjeldust. Lisame selle. Samuti võime ka kaane foto panna. Vaatame üle. Nüüd näeme, et kõik nõutud asjad on olemas. Avalikustame kaardi. Ja nüüd on meie kaart Navicapi meeskonna ülevaatamisel ja kui kõik on korras, siis on meie kaart varsti avalik.